sest ma tean, end andsid minu eest. Kui kõik muu siit kaob su juures, ma just seal, kus armastus kestab. Su arm mind saatis, kui käisin eksidel, mu eksimused andeks andsid ja sinu hiilbus mu patud varjutas. Nüüd sinu jaoks ma elan vaid su armus, mis igavene. Mu issand oled sa ja sõber nii hea. Oma elu sulle nüüd alistan ma, sest ma tean, end andsid minu eest. Kui kõik muu siit kaob su juures, ma just seal, kus armastus kestab. Oma elu sulle nüüd alistan ma, sest ma tean, end andsid minu eest. Kui kõik muu siit kaob su juures, ma just tean, kus armastus kestab. Igavesti laulan ma, issand kiidan alati. Oma elu andsid sa, et mind päästa, mind sa päästsid. Oma elu sulle nüüd alistan ma, sest ma tean, end andsid minu eest. Kui kõik muu siit kaob su juures, ma just seal, kus armastus kestab. Oma elu sulle nüüd alistan ma, sest ma tean, ennast andsid minu eest. Kui kõik muu siit kaob su juures, ma just seal, kus armastus kestab. Just seal, kus armastus kestab. Just seal, kus armastus kestab. Tere! Ilusat palmipuude püha. See on püha, mis ei ole Eesti kliimas tavaline, sest ei ole meil sooja kliimat, ei ole palme, aga kirikud on tähestanud palmipuude püha aastasadu. Ja täna loeme ka mõned lõigud Uuest Testamendist sellest, mis toimus palmipuude pühal. See oli päev, kui Jeesus sõitis Jeruusalemma sisse kui kuningas ja rahvas tervitas teda rõõmuhüüetega. Ja loeme kohe alguses Luuka evangeeliumist 19. peatükist, salmist 41 ja 42. Ja kui Jeesus lähedale jõudis, nuttis ta linna nähes tema pärast. Kui ka sina sel päeval ära tunneksid, mis sinu rahuks on vaja, ent nüüd on see sinu silmade eest peidus. David Pawson, üks tore piibliõpetaja, kirjutab: jõudis kätte Jeesuse elu viimane saatuslik nädal. See algas kenasti, aga lõppes väga kurvalt. Nädala alguses ratsutas Jeesus eesli seljas Jeruusalemma. Rahvas oli rõõmujoovastuses, sest arvas taipavat, kes ta on.
Nad arvasid, et ta on see, keda nad olid 1000 aastat oodanud ja kes neid poliitiliselt vabaks teeb. Rahvas uskus, et vabadus on lähedal. Arvati, et lõpuks ometi taastub nende rahvuslik iseseisvus. Seetõttu nad hüüdsidki Hoosianna. Kristlased on selle sõna muutnud nii-öelda taevalikuks tervitushüüjuks, kuid see pole mingi tervitushüüd. Kui rahva hulk hüüdis Hoosianna, Hoosianna, tähendas see vabasta meid, päästa vabaks, kohe praegu, Hoosianna. See pole õrn taevalik tervitushüüd, vaid nõudlik palve vabaks saada. Arvati, et lõpuks ometi täidab Jeesus nende poliitilised lootused. Rahvas pööras pilgu 1000 aastat tagasi valitsenud kuningas Taaveti aega, kui maal valitses tõeline rahu ja õitseng. 1000 aastat oli rahvas oodanud Taaveti järglast, kes kõik selle taastaks. Ja nüüd ratsutabki Jeesus Jeruusalemma. Rahvas oli rõõmujoovastuses ega märganud, et Jeesus nuttis nende pärast, öeldes, kui te vaid mõistaksite, aga te ei mõista. Tsitaadi lõpp. Jeesus on tulnud Jeruusalemma kui kuningas. Ta on puhastanud templi kaubitsejatest, ta on ööbinud Betaaniast, vaid mõne kilomeetri kaugusel Jeruusalemma linnast. Ning järgmisel päeval tagasi tulles templisse vestleb ta variseridega ja räägib mitmeid tähendamissõnu, mille hulgas on ka tähendamissõna Viinamäe rentnikest. Ja loeme selle ka. See on kirjas Matteuse evangeeliumi 21. peatükis ja 33. salmist. Kuulge teist tähendamissõna. Oli inimene, majaisand, kes istutas Viinamäe ja piiras selle aiaga ning õõnestas kaljusse surutõrre ja ehitas valvetorni. Siis andis ta selle rentnike kätte ja reisis võõrsile. Kui saagiaeg lähenes, läkitas ta oma sulaseid rentnike juurde oma vilja vastu võtma. Aga rentnikud võtsid ta sulased kinni, mõnd nad peksid, mõnd tapsid, mõne aga viskasid kividega surnuks. Taas ta läkitas teisi sulaseid rohkem kui esimesi ja nad tegid nendega nõnda samuti. Aga lõpuks ta läkitas nende juurde oma poja, mõeldes, ehk nad häbenevad mu poega. Kuid rentnikud rääkisid poega nähes omavahel. Tema ongi see pärija. Läki tapame ta ära ja tema pärandi saame meie. Ja nad võtsid ta kinni ja viskasid Viinamäelt välja ja tapsid ära. Kui nüüd Viinamäe isand tuleb, mida ta teeb nende rentnikega? Nad ütlesid talle, ta hukkab need kurjal kombel ja annab Viinamäe teiste rentnike kätte, kes annavad talle vilja õigel ajal. Jeesus vastas neile, kas te pole kunagi lugenud kirjast kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks? Seesama on saanud nurgakiviks. See tuli Issandalt ja see on imeasi meie silmis. Kui variserid kuulsid seda tähendamissõna, nad said aru. Nendest räägitakse ja Jeesus rääkis ka sellest, mis teda on ees ootamas. Ta oli teel Golgatale. See salm, mida me lugesime, Jeesus tsiteerib Vanat Testamenti ja psalmi 118 ja salm 22. Kivi, mille hoone ehitajad ära põlgasid, on saanud nurgakiviks. Issanda käest on see tulnud, see on imeasi meie silmis. Juudi rabidel on kommentaar sellesama psalmi 118 kohta. Ja see on ühtlasi üks Vana Testamendi mitmetest ettekuulutustest Messia tuleku kohta. Üks versioonidest jutustab maailmakuulsa Saalomoni templi ehitamisest Jeruusalemmas ligi 3000 aastat tagasi. Ühel päeval saatsid kiviraidurid kivimurrust üles templimäele ühe kivi, mis erines kõigist teistest kividest, nii oma suuruse kui oma kuju poolest.
ehitajad vaatasid seda kivi igast küljest ning langetasid otsuse. Sellise kiviga ei ole meil midagi peale hakata, see ei sobi mitte kusagile. See on üleliigne. Siin peab olema mingi eksitus. Ja pikemalt mõtlemata lükkasid nad selle kivi kõrvale ehitusplatsi äärde. Mõne aja möödudes tuli kohale asetada peamine kivi, nurgakivi. Kuhu see nurgakivi siis jäi? Pärisid ehitajad kiviraiduritelt. Saatsime selle juba ammu üles, tuli vastus. Üks ehitusmeistritest haarab peast kinni ja ütleb, mulle meenub nüüd. Siin oli tõepoolest üks kivi, mis erines kõigist teistest. Ning me otsustasime, et see ei sobi siia. Selle pole ehitises kohta ning me jätsime selle kõrvale. Ja nad leidsid selle kivi muu ehitusprahi hulgast ja see sobis täpselt nurgakivi kohale. Kui me kuuleme tänapäeval sõna nurgakivi, siis meie ettekujutustes on pilt tseremooniast, paigas, kuhu on kavandatud mingi uus ehitis, kool, valitsushoone, kirik. Sinna kogunevad ja on kutsutud auväärsed, et asetada paigale nurgakivi. Aga kui nurgakivil on pelgalt tseremoniaalne tähendus, siis ei kirjelda see sõna seda, mida paljud inimesed on leidnud Kristuses. Kui Kristus muutub vaid tseremooniaks ja jätab muutmata selle, milleks Kristus tegelikult ja esmajärjekorras tuli, see on muutma inimsüdant. Siis saavad võimalikuks igasugused kuriteod ka nende inimeste poolt, kes nimetavad ennast kristlaseks. Kuid kes on tegelikult sootuks hüljadnud Kristuse ehk nurgakivi. Kristuse kui isiku. Kui Kristus on meie elus tseremoonia, mida me aeg-ajalt peame, võib-olla pühapäeval, siis ei ole vaja imestada, et meie usuelu jaheneb, vaimulik elu ei kasva, meie usuelus ei ole arengut. Ja me küsime, et ma olen palunud, aga kus need vastused on? Kui meil ei ole seost nurgakiviga, siis meil ei ole seost ka hoone ehitajaga, tema õpetusega. Küsimus ei ole ju kristluse kui õpetuse jaatamises või nende põhimõtete järgi elamises. Jeesus ise on öelnud, et ta peab mõistlikuks seda inimest, kes tema sõnu kuuleb ja teeb nende järele. See on see mõistlik hoone ehitaja, kes on asetanud nurgakivi sellele õigele kohale. Ajaloos on ikka leidunud neid, kes selle Jumalast kingitud nurgakivi on teadlikult hüljanud. Näiteks üks, kes Eesti rahvale juba lasteaiast ja koolipõlvest selgeks sai, mis mees ta on, see on Lenin, on pidanud kunagi rahvale kõne, milles ta seletas, et Jumalat ei ole olemas. Ja ta ütles sellise lause selles kõnes, без Бога мы как-нибудь обойдемся. Me tuleme ka ilma Jumalata kuidagi toime. Kui Volodja Uljanov üldse midagi prohvetlikku on öelnud, siis tol korral kohe kindlasti. Sellepärast, et 70 aasta pikkune Nõukogude impeerium või okupatsiooni ajalugu kinnitab seda tõde. Ilma Jumalata tõepoolest toimib kõik kuidagi viisi, läbi häda. Õlmitsevad ülekohus, hirm, vägivald, teadmatus. Must on valge ja valge on must. Petetud lootused,
lubadused. Kui Jeesus linnale lähedale jõudis, nuttis ta linna nähes tema pärast. Kui ka sina sel päeval ära tunneksid, mis sinu rahuks on vaja, ent nüüd on see sinu silmade eest peidus. Täna palmipuude pühal, mõeldes Jeesuse sõnadele, võiksime endalt küsida, kas me tunneme ära, mis on meie rahuks vaja? Kas sina tunned ära, mis on sinu rahuks vaja? Milline on sinu elu nurgakivi? Mis sinu elus koos hoiab? Kas see on Kristus? Või on sinu elu selline, et как-нибудь без Бога обойдешься? Ehk tuled äkki ilma Jumalata kuidagi toime? Aga siis võiks küsida, no mis elu see on? Jumal sind väga õnnistagu. Palvetame. Isa taevas, me täname sind, et sa oled andnud meile ühe nurgakivi, Jeesuse Kristuse. Ja täna palmipuude pühal me igatsema küsida, issand, mis on see minu rahu koht? Kus on see koht, kus ma leian rahu? Mis on see, mis tagab mulle rahu? Mis on minu rahuks vaja? Isa taevas, sa oled öelnud, et sa oled andnud ühe nurgakivi, Jeesuse Kristuse. Issand, ma tahan selle nurgakivi täna vastu võtta. Issand, ma igatsen, et minu hoone oleks kindlal alusel, et see püsiks koos. Jeesus Kristus, võta täna minu elu. Issand, ja ma palun, et sa muudaksid seda. Jeesus Kristus, nurgakivi. Ma tahan sind asetada oma elus õigele kohale. Amen.